Nüüd aga taas elektriautodega seotud teema juurde. Talvel laadimine ja sõiduki kasutamine on üks olulisemaid. Proovime nüüd taas täiesti külma auto laadima panna ja vaatame, kuidas läheb. Me hetkel paneme siis laadima niimoodi, et aku on 0 kraadi, nii nagu välitemperatuur on. Laeme kuskil 40%-ni. Tänapäeva elektriautod on sedavõrd intelligentsed, et nad ise teavad, kuidas ja millise võimsusega ennast laadida. Laadimise võimsusega, et laadija võib sul olla seal kas või 400 kilovatini ja auto isegi kui ta ongi võimeline võtma 230 kilovatti näiteks vastu, nagu minu auto, siis ega laadija ei ütle autole, et ma annan sulle nüüd 400 kilovatiga, vaid tegelikult auto ütleb laadijale. Ma olen valmis hetkel vastu võtma nii palju võimsust. Ja kõik see mäng käib tegelikult aku temperatuuri järgi. Antud autol peaks olema kuskil 18 või 19 akumoodulit ja kokku 192 akuelementi. Ja me täna näeme ka, et tegelikult kõiki neid akuelemente siis auto siis kontrollib ja mõõdab. Ja kõik see laadimise protseduur ja võimsuse sättimine siis auto poolt käib selle järgi, et ta mõõdab ära, mis on minimaalne akutemperatuur mingil elemendil ja mis on maksimaalne. Ideaalne, millal kõige kiirem ja võimsam aku laadimise võimsus kätte saadakse on, nii nagu inimesele meeldib 23 või 25 kraadi, nii on ka akule. Et see on ideaalne, kus saavutatakse maksimaalne laadimise võimsus. Täna on meil 0 kraadi ja me ennem just veendusime ka, et me nägime, et aku min ja aku maks ehk et miinimum ja maksimum siis erinevate elementide temperatuur oli 0 kraadi. Nüüd siis üritame taas aku temperatuuriga mängida. Lõhki või ülelaadimist tänasel päeval enam ei kohta, küll aga oli see oht esimeste elektriautode puhul, mis meil liikuma hakkasid. Kes on elektriauto omanik, ta on näinud, et mingil hetkel hakkab laadimise võimsus langema. Ja see laadimise võimsus langebki sellepärast, et aku temperatuur on juba mingisuguse taseme saavutanud. Otsitaksegi üles see üks akuelement, mis on kõige kõrgema temperatuuriga. Ja kui see seal on juba 30 või 40 kraadi, siis selle järgi hakatakse timmima seda võimsust allapoole. Ja teistpidi, kui ma laadima panen ja aku temperatuur on madal, siis jälgitakse, mis on see kõige madalam elemendi temperatuur ja piiratakse võimsust. Oluline on kasutada auto enda navigatsiooniseadet, siis saab täpselt aimu, kui kaua läheb aku soojenemiseni. Tarbijaid võib olla kahtesuguseid, kellel on kodulaadija, saab kodus laadida, kes elab paneelmajas kuskil või korterelamus ja kodulaadijat ei ole ja minnakse ainult kiirlaadijasse laadima, siis ka kartma ei pea. Lihtsalt, et see sõit sinna laadijasse, arvatakse, et järsku see aku ettevalmistus kestab 10 minutit. Et täna me veendumegi selles, et tegelikult see võtab aega. Et minna lihtsalt nüüd kusagilt kortermaja parklast kiirlaadijasse laadima, sõidad 5-10 minutit, selle ajaga ei soojendata seda akut mitte kuidagi üles ja aku laadimine ongi hästi madala võimsusega. Elektriauto puhul on võimalik välja tuua väga palju erinevaid parameetreid, kui vajalik see info kasutajal on. Tegelikult ei ole vaja jälgida, et mina olen selline friik ja tahan minna rohkem detaili, et olen endal ostnud spetsiaalse OBD seadme, mis läheb OBD porti. Ja selle kaudu ma saan siis nii telefonist kui ka siis auto enda multimeedia ekraanilt vaadata erinevaid näitajaid, et isegi täna siin just ennem vaatasime näiteks, palju arvatakse, et kui palju üldse auto aku kestab, vananeb võib-olla ja mahutavus langeb. Mul saab augustis selle autoga 3 aastat ja me siin koos vaatasime otsa ja veendusime, et selline näit on nagu SOH, mis on State of Health, mis näitabki aku siis tervise seisundit ja see oli 100%. No nii, läheme sõidame aku soojaks, kui väga lihtsalt väljendada. Juht näeb seda selle märgi järgi. Pool tundi sõitu ja oleme aku miinimumparameetreid parandanud. Tõsi, ideaalist siiski jääb natukene puudu. Sõitsime aku temperatuuri natuke soojemaks ja on muutus kohe jälle näha. Jaa, et ennem oli aku temperatuur, kui tulime siia, panime 0-ga laadima, alustas seal mingi 40-50 kilovatiga ja siis saime maksimum oli seal kuskil 80 kilovati juures. Ja peale laadimist vaatasime, et meil oli aku elementide temperatuur minimaalne oli 14 kraadi ja maksimaalne oli 17-19 kraadi. Ja sõitsime praegult, palju me sõitsime, kuskil 30-40 kilomeetrit ja ega see
maksimum tõusis kenasti seal kuskil 30 kraadini, aga miinimum siis ühe mingisuguse elemendi temperatuur tõusis ainult 3 kraadi võrra, 14-17. Ja see on nüüd see, mis tegelikult piirab ka selle laadimise võimsuse ära. Et me näeme, et laeb 135 kilovatiga, laadija ise võimsus on 150 kilovatti, ehk et ta ei saa seda täisvõimsust kätte ja see näitabki nüüd ilmekalt ära, kuidas auto enda tarkus kaitseb nüüd seda akuelementi, mis on kõige madalama temperatuuriga. Ideaalne oleks olnud, kui oleks olnud üle 20 kraadi, nii minimaalne kui ka see maksimaalne, et kõik akuelemendid oleksid olnud üle 20 kraadi. Selle laadimise korral aku miinimumtemperatuur tõusis ja laadimine kiirenes veelgi. Seega oluline on talvel, kui soovite saada laadijast nii kodus kui ka laadimispunktis maksimumi, et aku temperatuur oleks õige. Siinkohal veel kord aku laadimise võrdlusparameetrid külmalt ja soojalt.